Mis see on teie arvates töö tegemine? Mida see üldse tähendab? See tähendab seda, et sa näiteks antakse mingi ülesanne ja sa pead seda täitma. See on siis, kui sa teed raskelt midagi või midagi hästi ja paremini sa teed, sa saad rohkem palka selle eest. Miks peab inimene üldse tööl käima? No, et teenida raha ja siis sellega saada elatist, siis endale süüa, koht, kus elada ja mingi auto näiteks liikumiseks. Raha, et elada, osta süüa ja maksta näiteks üürikorteri eest. Et saada eluks raha ja sa saad sealt ka palju kogemusi. Kas te teate, mis asi on tööleping? Aga mis te arvate, mis asi on tööleping? Lepid ära tööga. Kas tööleping on vajalik ja miks see on vajalik? On vajalik, sest muidu võib juhtuda, et näiteks palka ei saa kätte, et kõik oleks nagu ametlik ja kindel, siis oleks vaja lepingut. Mis tööd teie tahaksite teha, kui te suureks kasvate? Mina tahan kosmeetika ja juuksuri. Ma tahan varstiks. Ma tahaks korvpalluriks saada. Hetkel ei tea, ma arvan, et ma tahan saada kas fotograafiks või kunstnikuks. Mina tahaksin loomaarstiks töötada. Sama. Midagi kunstiga. Näitleja. Professionaalne käsikomber. Mina tahaksin näitlejaks saada. Ma sooviksin kunstniks, kosmeetikuks, keiknalaküük. Roisi, kelleks sina tahad saada? Juba rääkisime seal. Aga ütle meile ka Politsei. Politseiks tahad saada? Mina ka. Ja politseiga. Meie oleme arstiks ja hambaarstiks. Kas kodukontoris töötamine on täpselt samasugune töö tegemine nagu tööl töö tegemine? Ma arvan küll, et see on sama. Nii väga ei ole, et kodukontoris võib olla see, et kui keegi teine mingi vaatab midagi telekast või läheb nagu ka läbi oma kodu interneti, siis võib selle töö nagu aeglustada. Kodus sa oled ikkagi üksinda selle oma laua taga, siis kui sul on näiteks lapsed, siis nemad segavad selle kõrval karjuvad ja mängivad, aga tööl sul on see vaikne keskkond, oma kabinet, siis seal on teisi inimesi ka, kellega suhelda. Kodukontoris sa reguleerid rohkem oma aega, et näiteks 2 tundi töötad ja siis tund aega, ma ei tea, koristad kodu ja siis jälle töötad, et su tööpäev võib siis ollagi nagu terve päev, aga lihtsalt, et sa võtad mingeid pause seal vahel. Kus te eelistate, kas kodus teha kontoritööd või kontoris? Kodus. Aga mul jäi kõlama praegu, sa ütlesid, et kodukontoris töötamine nagu ohtlik ja võib läbi põleda, eks ju, kõik sellised asjad ja ise sa valisid kodukontori. Et miks sa selle otsuse tegid praegu? Kuna siis on see, et sa saad nagu ise endal piirid panna, et nagu esimese päeva vaatad, et kui palju sa jaksad, siis sa väsid ära, siis sa tead, et millal piiri pidada. Mis te arvate, kas töökohale võiks või peaks võtma koduloomi? Ei maksaks. Aga miks? Esiteks ei meeldi koduloomadele, sest neil on seal ka imelik tunne. Mul annaks sigavad küll, sa paikad neid, ma tahaks süüa juua. No see on tore, aga see kõik oleneb nii loomast kui inimestest. Et kuidas see loom käituda oskab ja kuidas ta nagu hakkama saab. Mis te arvate, kui suur on normaalne kuupalk? Kui palju peaks saama, et oleks normaalselt raha? Selline 900 eurot kuni 5000 eurot. Ma ütleks keskmiselt mingi 2000. Äkki mingi 1500, 10 000. Või 1 miljon. 101 või 2 raha. 5. Ja Ragnar? 10. Riium, 109, 108. Olete äkki kuulnud, et tahetakse teha ka 4-tunniseid tööpäevi. Mis te sellest arvate? Kas see on täielik nonsense? Ma ei tea, kas see ära tasub.
kummale poolele siis, tööandjale või töötajale endale? mõlemale. mõlemale. nagu kassa nagu, et nüüd mul tuli meelde, kassa tähendab seda, kus saab nagu enda asjade sellega maksta enda rahaga ja siis äkki see on nagu suletud, et seal pole seda töötajat. Töötukassasse saab minna siis, kui sa oled näiteks töötu või sa tahad tööd vahetada või et siis nagu töönõustaja põhimõtteliselt. mis on tööjõurent? Nagu töötajad nagu rendivad mingeid asju, et nagu noh, näiteks kuskil mingi klaasipaigaldusfirma on ju, ja siis neil on ise kõik varustus on kuskil mujal on ju, kuna see on ka objekt, siis nad kuskilt rendivad juurde ja see ongi ju see tööjõurent. see, kui sa töötad kuskil tehases, ütleme, siis kui sul jääb töötajaid puudu, siis sa saad töötajaid rentida. siis nagu rendid töötajaid nii tegema. mingi näiteks professionaalsed mingid videomängumängijad niimoodi lähevad käivad kuskil maailmas ringi ja siis mängivad seal mingi turniirides sees. ma arvan, et on palju rohkem nagu niisugused internetiga seoses töösid. aga kus kohas töökoht asub tulevikus? Ihus. mis te arvate, millised töökohad kindlasti ära kaovad? ma arvan, et ei hakata ise nagu ehketama, mõned teevad ju metallis ja niimoodi. ma arvan, et see võib ära kaduda. et masinad hakkavad tegema, jah? näiteks toidukullerid, kuna varsti võtavad näiteks mingid lendavad droonid üle, kus on need kõik, kus hoiab seda kõike toitu, siis need droonid tulevad su ukse taha. tööl käiakse ainult raha pärast? Oleneb inimesest, osad kindlasti käivad, aga ma arvan, et tänapäeval on ka väga palju neid, kes ei käi ainult raha pärast. no nii. Igaüks võib siit endale valida ühe, siis te varsti näete, mis maitsega on. Kas teile maitseb? Aitäh teile! Võite minna.